Vaatame Läti rumba saate faktuuri. Et iseenesest see saade ei ole keeruline. Seal on 3 akordi ja peaasjalikult ikkagi G ja D akordid. Ehk siis G ja D. Mulle meeldiks, kui seda saate faktuuri saaks mängida nii, nagu see kõlab ka Aivar Araku mängus. Ehk siis tal on bassinoot ja siis ta mängib 2 akordi, millest esimene akord on mängitud nagu arpeggiona, ehk siis ta tõmbab üle keelte pisut aeglasemalt, ehk siis need akordikeeled kõlavad siis nagu pikemat aega, et mitte siuhti üle keelte, vaid niimoodi, et nad saavad ükshaaval ka natukene kõlada. Ja teine akord on siis löödud kiiresti ja see annab sellele loole sellise oma iseloomu. Ehk siis see kõlaks niimoodi. D-akordis täpselt samamoodi, et kellel on 7-keelsed pillid, siis võid julgelt need 2 alumist keelt bassi ajal tõmmata helisema ja siis arpeggio üle terve pilli ja teine akord lööd alla. Mängin A-osa saate faktuuri, nii nagu see noodis kirjas on. 1, 2, 3 ja. Kui sulle tundub see saate faktuur liiga keeruline ja tundub, et see saab sulle takistuseks, siis iseenesest võib seda saate faktuuri mängida ka ilma selle arpeggiota. Ehk siis need akordid võid mõlemad lüüa siis üle keelte kiiresti. Rütm jääb ikkagi samaks, mis on noodis ka kirjas, aga siis lihtsalt ei pea seda aeglast tõmmet tegema. Ehk siis näiteks võiks olla midagi sellist. Siin muidugi mul endal kõrvus kogu aeg heliseb see arpeggio, tahaks sealt nagu natukene venitada ikkagi seda akordi. Et siin siis lihtsalt kuula, et sa püsiksid rütmis, et sa lööksid õigel ajal selle akordi ja ega siin muud ei olegi. Siin käesuunad, ma arvan, et võiksid olla natukene erinevad. Noodis ma olen pannud, et sa arpeggio tõmba ülesse. Kui nüüd sa ei tee seda arpeggiot, siis mängi bassinoot ülesse ja akordid alla. Panen siis G-akordi siia, sest et lugu on ka tegelikult G-tuuris. Ja siin võid silmas pidada täpselt seda sama asja, et nii-öelda see bassinoot on siis kõige madalam lahtine keel, mis su pillil on ja need sekundad või akordid lööd nende ülemiste keelte peal. Kordan veel selle asja üle, et igati oleks eelistatud see arpeggioga variant. See oleks väga stiilne, kõlaks nii, nagu üks rumba kõlada võiks, aga kui see on sulle liiga keeruline, siis mängi tavaliselt. Põhimõtteliselt kõik see eelnev jutt kehtib nüüd G-tuurpilli peal ka. See bassinoot ja siis esimene akordidest võiks olla arpeggio ja teine siis lühike või kiiresti löödud akord. Et ainuke erinevus, mis siis on, et siin on nüüd võtted teistmoodi, et G-tuuri pilli peal siis G-tuur on nii-öelda see esimese akordi võte.
kõlab see siis G-tuuri pilli peal nõnda. Ja kui see arpeggioga mängimine on sulle keeruline, siis mängi tavaliselt. Siin on nüüd käesuunad natukene teistmoodi, et arpeggiot on mugav mängida alt ülesse, aga kui mängid lihtsalt sekundat või lihtsalt akorde, siis mängi pigem mõlemad akordid alla. Bass üles, akordid alla. See siis kõlaks niimoodi. Kui sa nüüd mängid G-tuurpilliga, siis sa näed, et nii Soome polkas kui sörgis tuleb ette selline akord nagu D-3. Ja see ei ole tegelikult mitte midagi keerulist muusikateoorias, see lihtsalt tähendab seda, et selles akordis puudub tertsinoot, ehk siis see kolmkõlas seda keskmist nooti ei ole. Ja see -3 siis tähistab seda. Ja võtte mõttes on see lihtne mängida. Et mul on praegu siin G-tuuri pill, G-akord on siis praegu siin sõrmede all ja nüüd, et seda ilma tertsita D-akordi mängida, 3. sõrme panen keele võrra kõrgemale ja 4. sõrme panen siia. Ja siis see kõlab nõnda. G-tuuri akord kõlab nõnda. Ja D-3, nii. Läti rumbas kõige iseloomulikum joon on selle loo saatefaktuur. Et kui sa kuulad, kuidas Aivar Arak mängib, seal saatefaktuuris jääb kõrva, et see ei ole nagu päris tavaline. Ja kui sa nüüd nooti vaatad ka, siis seal on esimesel akordil, et kõigepealt on bassinooti, siis on 2 akordinooti. Et sellel esimesel akordinoodil on niisugune naljakas märk juures ja see tähendab arpeggiot. Arpeggio siis põhimõtteliselt pilli peal tähendab seda, et sa tõmbad üle nende akordikeelte aeglaselt või aeglasemalt, kui sa tavapäraselt seda teed, ehk siis kõik need akordikeeled saavad natuke kauem aega kõlada. Seda võtet harjuta eraldi, sest mulle väga meeldiks, kui kõik rahvakandle mängijad suudaksid seda arpeggioga saatefaktuuri mängida, sest siis see kõlab nii nagu Aivar Araki seda mängib, siis me saame tema moodi olla. Ma näitan sulle võimalusi, kuidas seda saatefaktuuri mängida pilli mõlemalt poolelt, ehk siis need, kes on harjunud mängima pilli nõnda, et akordid on sinu poole ja siis näitan ka seda, et kui viisikeeled on su enda poole. Aga kõigepealt siis alustan niimoodi, et on akordikeeled enda poole. Et nüüd mul jääb siis see bassinoot jääb siia pöidla alla. Selle tõmban siis pöidlaga helisema ja seda arpeggiot, mulle tundub, et seda on lihtsam tõmmata enda poole, siit aeglaselt üle keelte. Et sa kontrollid seda liigutust palju paremini kui küünega endast eemale lükates, nii et ma soovitan selle arpeggio mängida kindlasti niipidi. Ja siis see lühike akord, see, mis läheb siuhti üle keelte, selle ma teeksin küünega endast eemale, ehk siis nõnda, et kõigepealt bass. Ja siis oli arpeggio ja lühike akord. Ja kuna see pikk akord on nagu selle noodi vältuse mõttes ka pikem noot, ehk et sul on selle jaoks terve neljandik nii-öelda aega, et siis ongi mõnus üle selle keele libistada, et sa võid terve selle neljandiku nii-öelda selle neljandiku noodi kestuse selleks ära kulutada, et sa tõmbad üle keele ja siis pärast 8 mängid siuhtisid kiiresti küünega endast eemale.
nagu ma ennegi ütlesin, et seda arpeggiot on lihtsam teha niimoodi, et sa libistad enda poole üle keelte aeglaselt. Et niipidi ja siis küünega tagasi teen selle kiire, et see kõlaks siis niimoodi. Rahvakannelde puhul mulle väga-väga meeldiks, kui sa selle arpeggio võtte endale siia sõrme harjutad. Kui sa tõesti tunned, et see on sinu jaoks täiesti ületamatu raskus, siis mängi tavaliselt. Rütm peab jääma samaks, nagu on noodis kirjas. Sünkoobiga on seal see rütm. Ehk siis need akordinoodid, et esimene on veerandnoot ja teine on siis 8. Aga panen väga-väga südamele, et harjutada see arpeggio võtte endale selgeks.